Tere, mina olen Uku ja sellest lühijuhendis vaatame läbi selle, et kuidas tõsta kodulehte arendusserverist live serverisse, ehk siis kuidas kodulehte avalikustada. Vahel arendatakse kodulehte seal samas serveris, kus sa lõpuks ka olema hakkab, aga siin puhul vaatleme just nimelt seda juhtumit, kui kodulehte arendatakse teises serveris, arendatakse valmis, tehakse valmis, nii et kõik sobib ja siis, kui avalikustama hakatakse, siis tuleb ta tegelikult need failid tõsta siis sinna live serverisse ehk siis lõplikku serverisse. Mina kasutan selle jaoks siis sükest pluginat, mille nimi on Duplikaator. Duplikaatori abiga saame siis kogu kodulehe kokku pakkida üheks zip-failiks. Ja see tuleb laadida oma arvutisse ja enda arvutist tuleb see zip-fail siis laadida siis sinna live serverisse. Selle jaoks peab olema siis ligipääs kodulehe serveri failidele ehk siis live serveri failidele. Ja loomulikult on siis vaja ka ühte uut andmebaasi nime, andmebaasi hosti ja andmebaasi kasutajate kasutaja parooli. See tundub väga keeruline, aga tegelikult kõiki neid asju on ainult üks kord vaja ja tavaliselt teevad seda inimesed, kes sellega nagu pidevalt tegelevad ja see ei ole mitte mingi mure, aga lihtsalt selleks juhuks, kui sa oled see ise pusija, kui sa oled see ise tegija ja tegelikult sa oled arvutis päris hea ja sa arvad, et sa saad sellega hakkama, siis ega seal midagi hullu ei ole. Ma igaks juhuks ütlen üle, et tegelikult kodulehe üle tõstmiseks ehk siis avalikustamiseks on erinevaid võimalusi, erinevaid pluginaid olemas. Mina kasutan duplikaatorit, samamoodi saab kodulehti üle tõsta ka ilma pluginateta, aga siin puhul ma ei käsitle mitte midagi muud, kui käsitlen ainult duplikaatoriga üle tõstmist ja siin selles juhendis ei selgita ma, kuidas saab siis uut andmebaasi teha, seda saab kodulehe majutusest, ma ei selgita aga, kuidas töötab FTP ja kuidas saab FTP kasutajat. Aga vaatame nüüd edasi, mida täpsemalt oli veel vaja selle jaoks, et saame live serverisse kodulehte üle tõsta. Kõige tähtsam on siis ligipääs, ehk siis kodulehe failidele ligipääs, kas siis läbi FTP serveri või läbi hostingu. Hostingutes on tavaliselt olemas selline asi nagu mingi veeb, FTP või midagi sellist, ehk siis see on selline graafiline interface, kus sa näed neid faile ise füüsiliselt ja saad siis sinna lisada. Teiseks on vaja kodulehe andmebaasi. Andmebaas on mingi siuke asi, kus WordPress hoiab kõiki oma neid igasuguseid andmeid, tekste, piltide asukohti, videote asukohti ja nii edasi, värve, toone ja kõike stiile ja kõike asju. Serveris on olemas tavaliselt, kus WordPressi veeb elab, on olemas tavaliselt MySQL andmebaasi võimalus. Mõnel on neid vastavalt hostingule, siis mõnel on neid rohkem, neid andmebaasi võimalusi, mõnel on vähem. Aga igal juhul selleks, et avalikustada või tõsta veebi avalikuks, on meil vaja siis ühte MySQL andmebaasi. Ja sealhulgas läheb vaja selle andmebaasi nime, mis on tavaliselt mingi tähtede ja numbrite kombinatsioon, siis on vaja andmebaasi kasutaja nime, ehk siis siin joonisel DB user, kasutaja nimi. Siis on vaja andmebaasi kasutaja salasõna, sest andmebaasil endal nagu salasõna ei ole, aga andmebaasi kasutajal on salasõna. Ja neljandaks on vaja siis andmebaasi hosti. Tavaliselt mõni veebimajutus kasutab siis vaikimisi local hosti, aga mõni veebimajutus nagu näiteks Zone kasutab siis mingit väga spetsiifilist aadressi, kust kohas sellele andmebaasile ligi saab. See host tähendabki seda, et see on justkui andmebaasi aadress. Nii, need andmed peavad olemas olema ja kohe ma näitan ka, kuidas see ületõstmine siis käib ja sealjuures ma ei selgita siis väga pikalt seda FTP osa ja ei selgita ka seda osa, et kuidas seda andmebaasi saab ja kuidas seda andmebaasi teha ja ma ainult panen vastavad andmed sisse. Nii, aga läheme asja kallale. Siin on mul siis üks selline veeb, mis on hetkel minu arvutis sellise programmiga nagu Local by Flywheel. Ehk siis minu enda arvutis arendan ja see on muidugi näidisveeb ja selline programm on olemas, millega saab siis oma enda arvutis arendada veebi valmis, et sa kasutad nagu oma enda arvutit siis arendusserverina.
nüüd see veeb on selline lihtsalt demo, eks ole, sealt tõmmatud alla see teema, template ja pandud sisse see sisu, mida siin nagu kohe ütleme selle template'i demo jaoks nagu jagatakse, siin on väga palju erinevaid võimalusi, e-pood on siin muideks olemas, päris siuke kenakene template ja selle template'i nimi on ShopKeeper. Sellel ajal, kui ma veel tegelesin teemadega, siis kasutasin seda ShopKeeperi teemat päris tihti, ta on hea, usaldusväärne, võimaldab päris palju. Siin on väga hea page builder, meie nimi on siis Visual Bakery, nii et ta on siuke päris siuke okei lahendus ja sellega annab igasuguseid erinevaid kodulehti, erinevaid vajadusi läbi lahendada. Nii, vaatame veel korraga mingi blogi, et oleks nagu näha, et siin on nagu sisu sees ja et siin praegusel hetkel nagu kõik töötab. Veel kord, et see on siis demo sisu, et siis koos selle kodulehe template'iga tuleb kaasa selline näidissisu, mida saab siis kasutada, aga see näidissisu on päris tore, et ta annab nagu ette selle, et kuidas siis selle template'i tegija ise arvab, et seda kodulehe põhja siis peaks kasutama. Nii, aga liigume edasi. Kõigepealt, nagu ma ütlesin, siis duplikaator. Inglise keeles duplicator äkki. Kõigepealt võtame lahti pluginad ja installeerime siia duplikaatori add new ja sisestame otsikasti duplikaator. Nii, ja tuligi ette siukene hammasratta logo install now ja installeeritakse meile loodetavasti üsna kiiresti ka see duplikaatori plugin peale. Nii, ja klikkame activate ja aktiveerite ära ka. Vaatame, kus see duplikaator meil on. Tegelikult selle saab siit alt ka kätte, näete siit. Nii, ja siit läheme siis sektsiooni packages ja siit klikkame kohe create new. Ja siia ma soovitan panna mingi näiteks täna on 23 mai, paneme niimoodi 23 mai 2022 ja opime oli mul selle nii-öelda arenduse demode näitamise veebi nimi on siis opime ja klikkame next. Nüüd ta kontrollib üle, kas kõik on korras, size checks, mingisugusel pluginal on mingi kole palju mingisuguseid andmeid, aga see peab siin olema. Seda ei ole vaja üle vaadata, aga iseenesest on siin niimoodi, et need, mis on hallid, need on tavaliselt notice ehk need tuleks üle kontrollida ja tavaliselt siin nagu suurt midagi, isegi kui on mõned hallid sees, siis ta ikkagi lubab seda back-up'i teha ehk siis kokku pakkida. Name check on siis halli siis, kui olete kasutanud näiteks pilte öine taevas, siis see öötäht on JPG nimes sees, et soovitan üleüldiselt neid öötähti faili nimedesse võimalikult vähe panna. Ja ülejäänud kõik asjad on korras, siin ma teen linnukese siia kastikese ette, mis ütleb siis, et jah, ma olen nõus sellega, et siin leiti mingi viga, mis tegelikult ei ole viga, aga ta igaks juhuks annab seda teada ja klikkame nuppu, mis nüüd aktiveerus, mille nimi on, näete, enne oli inaktiivne, nüüd on aktiivne, mille nimi on build. Ja nüüd ta siis teeb sellest olemasolevast kodulehest, teeb siis duplikaator, ei ta ei tee duplikaati, ta pakib selle kokku, ta pakib selle tegelikult zip-failiks kokku ja see koos selle zip-failiga tuleb ka üks teine fail, mingi hästi pisikene kerge PHP fail, mis on nagu juhtfail, mis aitab seda kodulehte lahti pakkida. Nii, ja saigi valmis ja nüüd klikkame kõigepealt siis installer või kõigepealt archive, no vahet pole. Archive ja kui ma siia nupule klikkan, siis ta hakkab kohe siit seda zip-faili, see on siis kogu selle kodulehe, kõik failid, kõik asjad, eks ole, hakkab seda alla laadima ja teiseks klikkame siia installeri nupu pihta ja kas see laeti alla. Avame nüüd siis selle Finderi ehk siis Explorer PC jaoks, PC pealt töötab kõik täpselt samamoodi Exploreri ja vaatame järgi. Ja tõepoolest siin on installer ja siin on siis see zip-fail. Siin selle zip-faili sees on nüüd kõik kodulehe failid, lisaks ka on siia sisse pakitud andmebaas. Ja installer on nüüd see fail, mis siis nii-öelda juhtfail, mille abil saab
käivitada sellele kodulehe lahti pakkimist. Kohe ma näitan teile, see on tegelikult väga lihtne ja kerge protsess. Aga nüüd liigume meie uude serverisse siis. Siin on meil nüüd siis see kataloog, ma olen FTP programmis ja siin on nüüd siis see kataloog, eks ma olen oma selles, oletame, et see on see live server, aga see on minu arenduse server. Aga oletame, et see on meie live server ja meil on vaja siis need failid siia üles saada. Ja selle jaoks siis lohistan nad lihtsalt siia peale. Ja nüüd neid faile siis laetakse siia serverisse. Ehk siis tegelikult praegult toimub siis ülekanne, kus siis failid, kodulehe failid minu arvutist kantakse üle siis sinna live serverisse ehk siis lõplikku serverisse. Nii, korras. Selle programmi võime kinni panna ja nüüd see praegult on siis minu nagu minu arvutis olev koopia sellest veebist ja selline ta oli siis ja nüüd avame siis selle kataloogi, mille ma just tegin oma arendusserverisse, mille kohta me mängime siis, aga seal pole mitte mingit vahet pole, server on server, eks ole. Ja opime proov. Nii, ja nüüd me teame, et selles kataloogis, kus oli nüüd siis see kokku pakitud koduleht, oli selline PHP fail nagu installer.php. Kirjutame siia siis installer.php ja vajutame enter. Ja kohe maid näitatakse meile siis selle kodulehe lahtipakkimise protseduuri hakatakse meiega teostama. Siin võib kohe klikata, et jah, lugesin läbi, kuigi ma ei lugesin mitte midagi läbi, aga siin probleem ei ole, pass, näete, kõik tundub, et on korras ja klikkame next. Nüüd ta vaatab, pakib need failid lahti. Nii, käiski ära, eks ole, jah, väga kiiresti. Ja kuna mina tean, et minu serveris on host, ehk siis andmebaasi aadress on localhost, nüüd võtame siis selle andmebaasi, mille nimi on opime proov, selle ma kustutan pärast ära ja ka selle sama nagu selle katse veebi ma kustutan ka ära niimoodi, et seda pole mõtet otsida. Username on mul tavaliselt sama ja username'i salasõna on selline. Nii, ja nüüd siin saab klikata test database, enne edasi minna ei saa, saab klikata test database ja näete, kontrolliti järgi ja kõik on korras, ehk siis andmebaas on sisestatud edukalt. Nüüd klikkame next. Nüüd ta veel ütleb, et kõik, mis selles andmebaasis on, kirjutatakse üle, ehk siis kui sa hakkad näiteks vana andmebaasi peale oma uut kodulehte panema, siis sellest vanast andmebaasist ei jää mitte midagi alles. Andmebaas ise on alles, aga kõik andmed lähevad kaduma ja kirjutatakse üle uute andmetega. See on siis see hoiatus. Paneme OK ja nüüd toimub andmebaasi installeerimine. Me ei taha salasõna salvestada mitte mingil juhul, siin küsitakse, et mis me tahame selle kodulehe nimeks panna ja siin öeldakse Kalle, et siin öeldakse mulle ka, et kuhu see koduleht siis pannakse, aga me oleme sellega nõus, sest tavaliselt pannaksegi sinna, kus ma selle kodulehe panin. Nii, general notice, sest ma ei tea, mis see siis tähendab. Igal juhul nüüd on üks väga tähtis asi. Login the WordPress admins to finalize the install auto delete installer files after login. Recommended. Ehk siis sellel duplikaatoril, ma rääkisin selle duplikaatori headest omadustest või ei rääkinud, ei vist ei rääkinud jah. Duplikaator on hästi lihtne, aga temaga on ka mõned hädad, nimelt peale seda, kui sa oled oma kodulehe siis õigesse serverisse ja live serverisse ära installeerinud, kindlasti pead vaatama, et siin oleks linnukene. Et kustuta ära kõik selle kodulehe ületoomise failid, sellepärast, et see on väga suur turvarisk. Aga see on ka kõik, eks ole, vähemalt suures osas kõik. Ja klikkamegi siit admin login. Nii, mu nimi oli vist siis Uku, oli vist kasutaja nimi ja parool oli, vaatame, kas läks õige parool, paneme igaks üks remember me ka ja läkski. Installer cleanup run, ehk siis toimus siis see puhastumine ja näete kõik need ohtlikud failid, mis olid vajalikud installeerimiseks, kodulehe ületoomiseks, need on kõik ära kustutatud. Super, tubli töö, aitäh. See on väga, väga asjalik selline
mingisugused pluginad on deaktiveeritud. Ja kui me seda alguses vaatame, siis jah, näed, tõepoolest siin on nagu mingid probleemid, aga läheme kohe siis siia pluginate juurde. Plugins ja siin on siis deactivate, paneme activate. Nii, aktiveeritud, vaatame, kuidas nüüd on. Jah, tõepoolest, kõik töötab väga kenasti. See on siis nüüd igaks juhuks, ma näitan teile üle, et see on siis nüüd see, nii-öelda meie mängime, et see on siis see live server, lõplik server ja et see on see meie päris koduleht, mida me tahtsimegi ja see on nüüd siis selles minu arvutis olev versioon, mis on siis local lõpuga, ehk siis see on siin minu programmis ja see on nüüd siis see, mis on siis selles lõplikus serveris. Nüüd üks selline väikene nipp, mida tasub nagu meeles pidada. Kuna kõik serverid, kõik nii-öelda tööriistad, asjad, mis selles WordPressis on, ei pruugi iga kord töötada täiuslikult. Ja kuigi see ületoomine peaks kirjutama kõik õiged, näiteks piltide aadressid, mingisugused muud linkide aadressid, näiteks kontrollime, kas blogi, kas lingid töötavad ja näe, tõepoolest lingid töötavad, siis vahel jäävad piltide aadressid vanaks. Eelmise nii-öelda arendusserveri piltide aadressiks ja selle jaoks, et seda kontrollida, siis tuleb kõigepealt ära kas siis muuta või kustutada arendusserveris oleva veebi, sama veebi, arendusserveris oleva veebi see kataloog, et see veeb ei oleks nagu kättesaadav sama aadressi pealt, mida ta tegelikult justkui vaikimise vahepeal ootab. Mina siin saan kasutada sellist süsteemi, et ma klikkan siit lihtsalt stop site. Ja nüüd seda veebi mina enam praegusel hetkel kasutada ei saa, kui ma siit klikkan start site, siis mõnikord räägime sellest programmist lähemalt, aga kui siit klikata start site, siis ta paneb selle nii-öelda arenduse veebi, paneb uuesti tööle, aga praegusel hetkel seda veebi ei tööta, paneme kohe refresh, vaatame, kas läks kõik õigesti. Jah, kõik töötab. Võib-olla on siis tegemist asendussisuga, et ma selle sisuga nii praegult nii põhjalikult siin ei ole nagu tegelenud või vaadanud, ma ei ole siin ühtegi pilti ise pannud, et kõik siia automaatselt selle demo sisuga tulnud, aga jah, tõepoolest, nüüd ma siis tegin läbi sellise protsessi, kus ma siis tõstsin arendusserveris oleva veebi, tõstsin avalikuks ja nagu te näete, siis see veeb töötab väga kenasti ja kõik pildid, kõik näitab täpselt samamoodi nagu arendusserveris. Nii, tänaseks korraks kõik, ma loodan, et sa õppisid siit midagi, et see oli sulle kasulik, kui midagi vaja on, siis kindlasti võib mulle kirjutada ja küsida väikeseid ja lihtsaid küsimusi minu käest uku.nurk@uhu.ee. Praegu kõik, tšau!